Tere, head fännisektori vaatajad, kuulajad. Oleme siin kenas stuudios ja minuga koos täna Matis ja Itaalia, ma arvan, Eestis üks suurimaid jalgpallieksperte Angelo. Tere kõigile. Jah, muidugi. Kuidas sul läheb, Angelo? No mul läheb hästi, eile oli päris hea mäng meile 5-0 Manida. Siis valmistame järgmiseks mänguks, mis teate juba on il derbi d'Italia. Inter Juventus. Jah, kes ei tea, siis Angelo on suur Milano Interi fänn ja seda kõike siin lahkama hakkame, aga jah, meil ju nädalavahetusel oli päris palju mänge, no käime korra üle ka Inglismaalt, vaadates Inglismaa jalgpalli ka? Jah, mõnikord vaatan, eriliselt viimane 10 minutit, sest kõige põnevam asjad toimuvad viimased minutit, nagu korvpallis põhimõtteliselt. Mängumeeste minutid, jah? Ja, täpselt, ma nägin see Liverpool City, et oli viimasel hetkel City napilt võitis. See oli nagu hea Arsenali, siis hea Arsenali fänn. Ja Matis, meil on siin Arsenali fänn ja lõpuks City ikkagi sai selle võidu kätte. See mängu viimane olukord ka ikkagi veidikene frustreerib, palju teaks oli, et kas oli vaja anda sealt punane kaart Šoboslaile või mitte, et eks see siuke mängime Arsenaliga mingi 2 nädalat tagasi oli võrne mäng, aga lõpuks nad kasutasid võimalusi paremini ära. Arsenal ongi hea. Jah, ongi. Top of the league. Aga meeskond, kes on veel väga heas vormis, on Manchester United. Ja on lootust, et üks Unitedi fänn võib-olla saab õige pea juuksurisse minna, et ei tea, mis sa Mats arvad, saab minna või? Kõigepealt ma tahaks öelda, et lõpetame selle jama nüüd ära, et West Ham United peab kokku võtma, Londoni klubi, suur klubi, raha on, kaua nad jamavad, et lõpetage see Unitedi pull ära, et ma juba näen, kuidas Unitedi vennad nagu käivad niimoodi ringi, oi, me oleme tagasi. 4 võitu järjest, 4 võitu järjest, mis tagasi nagu? Päris okei, jah. Ei, ma saan aru, kui sa tuled nagu nii hitas kohas, kus United on olnud, siis 4 võitu ongi nagu palsam hingele. Aga kas see on nagu tüüpiline vaata, et tuleb nüüd Kärrik, võtab mingi 5 võitu ära, anname Kärrikule 10-aastase lepingu, ostame suvel 100 miljoni eest mängijaid, 200 miljoni eest, ja siis sügisel saab Kärrikuga 3 kaotust. Ei, nagu vale filosoofia, lükkame Kärriku minema. Ei, no see kõik, ma arvan, lõppude lõpuks laksib sinna, et see kõik on olnud ka, ma arvan, Ruben Amarimi vili, mingil määral ka. Olgem ausad, jaanuaris ju Afcon käis, ei olnud Beomot, ei olnud seal Amadi ja muud igastused ka, et ma arvan, et see tegelikult see töö oligi väga oodatud, et mingil hetkel United tagasi hakkab ju häid mänge esitama, et ma arvan, et see on aja küsimus ja nüüd lihtsalt Michael Carrick ja Steve Holland on saanud need asjad käima, et lihtsalt ka sooja lõpuni see vastu peab, et jah, et ma arvan, see Amorimi, see meedias plärtsumine oli ebaprofessionaalne ja sellepärast võib-olla pidigi kikki saama, et vahel tuleb teha ka juhina otsuseid, mis on keerulised. Prantsusmaal ka oli ju suur mäng ja mis siin ennustatud sai, PSG võidab selle mängu kindlalt, on ju, täpselt nii ka läks, jah. Ja kahju küll, aga see ongi vaata alati, et see Marseille peab seda võimalikult kaua nulli hoidma, siis on nagu lootust, aga seal kevad Champions League'i play-offid jõuavad aina lähemale, siis on PSG jõuab aina paremasse hoogu. See tulemus mulle meenutas midagi, mis toimus maikuust. Ma ei tea, mis toimus maikuust, aga oli natukene oli natukene paatunne, siis lihtsalt kiirelt ära. Kanaali ja ei tahtnud. Ma ei plaaningi seda asja vaadata, miks? Milleks raisata oma närve sellele? Jah, ma arvan, et siis liiga pikalt selle mängu juures. Ei vaata, kui PSG 2 ära lõid, siis ei olnud enam lootus, et nagu Marseille lööb 2 või 3, ei, sükest lootust ei olnud. Aga Itaalias siis Milano Inter pani täpselt sama palju ja Sassuolole ja Federico Di Marco jälle suurepärane mäng ju teeb seal sõpradele ette taha ära, et kas Inter võidab liiga, Scudetto? Mina olen nagu iga tavaline itaallane ja lõuna-itaallane väga ebausklik, siis ma ei ütle, et me võidame kindlasti. Sest eelmisel aastal toimus, mitus toimus. 6 punkti vahet viimasel mängupäeval. Siis selle aasta ütled, et muidugi meie seis on hea, aga kõik on otsustatud 6 aja pärast. Sest nüüd mängime Juventus, siis pärast on meistrite liiga double play-off ja Bodo ei ole lihtne. Siis meil on 2, paberil on lihtsad mängud Lecce võrsil ja Genoa kodus, aga mine tead. Ja siis pärast tuleb derbi ja selle aastal meil pole kunagi derbi võitnud. On 6 derbi järjest, mis meil ei ole üldse võitnud, et pärast mingi hea seria meile, siis nüüd me ei saa, siis kõik muretsevad selle pärast, siis see kuu on otsustav, siis sa ütled mulle
ennusta, kas võida, ma ei tea, kõik on mängul. Isegi AC Milan on 5 punkti, aga see ei tähenda midagi, ei tähenda üldse midagi. Ma ütlen ausalt, minu silmis hooaja alguses ma ei usu, et Inter nii hea võib ikkagi olla, et ma olin päris pessimistlik Interi osas, klubid MM ka ikkagi oli päris kehva, aga olgem ausalt, klubid MM ongi uus asi ja seal võib-olla ei tahetud kohe seda kõik välja, uus treener. Me väitasime treenerit, see Kiivu, suur aut alle, ta on teinud väga hea tööd, aga see oli nagu suur küsimark, kuidas meeskond võtab teda vastu, kuidas ta tegutseb suur klubiga, suur meeskonnaga, kes on palju saavutanud. Ja, me pole meistrite liiga finaalit võitnud küll, aga 2 meistrite liiga finaali 3 aastast. Meie eelarvega, meil ei ole selline eelarve nagu Manchester City, Barcelona, Real Madrid, meil ei ole üldse. Ja oleme ikka seal, parimate 3 sukka. Ongi niimoodi. Ja, see oli väga hea süsteem, mille Inzaghi oli... Laatsios mängis sama süsteemiga, siis tuli Interisse sama süsteemiga ja Marotta on ju tegelikult selle süsteemiga Itaalias 10 aastat ehitanud. Juventuses oli ka, kui Marotta tegi sama süsteemi. Alguses Contega oli nii. Kas Kiivu on midagi muutnud? Kas on märgatavalt teistmoodi, kuidas ma arvan, et ta on psühholoogiliselt rohkem töötanud meeskonnaga, sest seal oli vaja see suur ja sugav psühholoogiline tööd teha, aga mitte nii suur, ta on väga lihtne inimene, ta räägib suu puhtalt ja ütleb, homme puhkame, parem puhkame kui treenida. Ja meeskonnale see meeldib palju. Selline man management treener, nagu Ancelotti oli Realis. Täpselt nii. Muidugi tema kogemus pani palju meist nagu muretsema, sest ainult 13 mängu Parmaga, mis on nagu langetsooni klubi, ainult kogemus oli see Primaveraga, siis noortesüsteemis on normaalne niimoodi, aga nüüd kõik hakkavad nagu uppada, et mina ei uppa, ma ütlen alguses, ma olin skeptiline ja nüüd ma olen tänulik talle, et see töö on tehtud, aga muidugi lõpuni peame muidugi võit loeb. Jõuame veel varsti Interist rääkida, aga nädalavahetusel veel Torino Juventus mängis ju meil Roma Lazioga ja napilt olid välja 96. minutil Pierre Kalulu selle mängu viigistas, ma arvan, see tegelikult tundus juba läbimängija, et Juventus kaotab, aga näed. Kui ma vaatasin see mäng viimasel minutil, Lazio oli 3-2 olukord. Löö ära ja siis läbi. Ei, siis lihtsalt seda zero nagu inglise keeles ja siis pärast Juventus vedas teil nendel. Aga samas Atalantat said ju supakaine Copa Itaalias, et ta tegelikult on ikkagi 2 päris sitta mängu järjest. Aga kui ma küsin niimoodi, kumb on suurem vihavaine on sinu jaoks? AC Milan või Torino Juventus? Kui nad peavad, kumma tiitlivõitu sa pigem näeksid? No ütleme nii, et AC Milan enam-vähem on perekond, sest me oleme nende seast alustanud, sest meie asutajad oli AC Milani asutajad, kes enam nendega ei kokku leppinud ja oma klubi. Aga kõik ütlevad, et meil ei ole nagu nobud Milanos, nobud või vennad ei ole. Juventus on isegi rohkem, sest läbi aastad on olnud kõik neid asjad nagu Calciopoli, neid kohtunikud, skandaali ja nii edasi, siis ma ütleksin, et ilma AC Milanita oleks igav, aga ilma FC Juventusida oleks parem. Sest kindlasti ma ei tunneksid nende puudu üldse. Ei tunneks puudust? Ei üldse. Ma tean, et Juve fannid, kes vaatavad nüüd vikavad meid, aga vabandust, mis ma pean tegema? Aga äkki need Juventuse fännid, kes mõtlevad samamoodi, et ei oleks Interit? Kindlasti, nad vikavad meid samuti ja seal on kõik see derbid Itaalia ja toimub sõbrade päeval. Sa leiad parimad sõbrad, kui Inter ja Juventus fänn. Aga Angelo jõudsid Eestis juba väga-väga ammu, on ju. Ja eks me oleme siin natuke eeltööd ka teinud, asju uurinud, vaadanud ja leidsin sellise asja, et FC Kuressaare oli sinu esimene armastus Eestis või?
vastab tõele, jah? ja sest et Chievo Veronaga oli mingi... Ja oli mingi sarnasus seal, logo ja värvid ja isegi see mõte, see väike klubi saab nii kaugel jõuda, sest Chievo ei olnud muidugi saarest, oli Verona pisike piirkonnast, aga saavutas nii kaua nagu meistrite liiga eelringi. Aga nüüd nad madistavad kuskil madalamatel liigades, aga veel tõusevad uuesti, siis see Fairy Tale tuleb uuesti. Ja siis mulle meeldis see asi, et okei, Kuressaare on nagu mu lemmikklubi. Enne kui ma asutasin oma Eesti lemmikklubi. Ja, aga jah, Eesti lemmikklubi siis Kuressaare oletame. Aga Itaaliast Milano Inter, kuidas tee sinna viis? Seal oli algkoolis, ettekirjutus on selline, et perekonnas meil ei ole selline nagu perekonnaklubi. Perekond on pärit Sitsiiliast, minu isa ja vanaisa natuke jälgisid Palermo, aga see ei ole meile surutud niimoodi, nagu mina teen nüüd nagu oma lapsele, olen teinud oma lastel. Siis hiljem vaatasin koos isaga Juventuse, aga ta ei ole surunud see Juventuse asi üldse. Aga algkoolis oli nii, et üks koolivend tõi see Inter magazine, mis enam ei valjasta, mingi 10 aastat juba paberi maja. Ja seal kaanel oli Karl-Heinz Rummenigge, Kalle. Interi sargis mul oli nagu crush, et okei, see on mu klubi. Siis on tanud Rummeniggele, et ma olen saanud Interi fan ja mingi 15 või 20 aastat hiljem ma kohtusin temaga San Siros, ma ütlesin talle, kuule, on sinu sugu, ma olen interista. Ja see oli päris suur hetke mulle, siis jah, läks niimoodi ja siis nüüd on see, minu jaoks see on nagu eluklubi, ma olen ka lastele seda. Lapsed on ka siis Interi fännid, jah? Jaa, ongi, jah. Ei ole mingi võimalus. Aga me teame, et sinu vend, Tancredi, on väga-väga tuntud Itaalia jalgpalli ajakirjanik. Ja kas tema lemmikklubi võiks olla ka Inter? Ma ei saa sellest rääkida üldse. Itaalias tuleb kohe tõk. Ei saa, sest Itaalias nii kui sa ütled midagi pro või vastu, neid fännid on vastu ja aga ma võin ütlema nii, et mu vend muidugi sympatiseerib see Palermo asi, sest perekond on Palermo. Või see City Group õppis? No põhimõtteliselt City Group ja vanasti mulle meeldis Palermo, aga kui nad on saanud see City Group, ma enam mu kodulinn on Bari, siis ma jälgin Bari klubi, aga hetkel seisavad. Barist oli ju Cassano. Ja Antonio Cassano, õige. Ta hiljuti kuulastas linna pärast 15 aastat uuesti. Ja ta läks sinna koos Adani ja Ventola, nendel on selle podcasti ja räägis tegelikult Bari klubist, et ta ütles, peate neid omanikud kinni hoida De Laurentiis, mis on sama Napoli, aga fännid ei ole sama arvamus, sest nad ei investeeri üldse klubi, hetkel langevad Serie C, see võib olla siis taavad lihtsalt muutus, sest nad investeerivad rohkem Napolis ja Bari ei ole. Lihtsalt võtame mingi mängija laenu, see ei ole võimalik. Mina olen vastu nende. Laurentiis kontrollib Barit ka? Ja, nad kontrollivad kaks klubi. Ja, seadus muutub 2028 aastal, nad peavad müüma. Aga kuni 2028 nad võivad hoida klubi. Okay. Aga venitavad lihtsalt aega ja ei otsi mingi ostjad ei ole raske. Okei, see on küll huvitav, seda ma ei teadnud näiteks. Me lihtsalt võtame mängijad Barist, lihtsalt võtavad mängijad laenul Napolist. Talendid ära ja nii. Aga Palermo, Bari, Inter, kuidas sa Eestisse jõudsid? Kuidas sa jõudsid Eestisse? Mina? Palermo, Bari, Inter, Eesti. Okei. Mängisid Tartsi ja panid, et ma nüüd reisin sinna. Aga see Eestisse tule ei olnud seotud jalgpalliga. Siis jalgpalli Eestis tuli hiljem. Sest muidugi, kui hakkasin siin Eestis elama, minu esimene mure oli muidugi tööd, kohenema see elu, talve, sest ma tulin talve. Aga siis pärast, kui hakkasin natukene rohkem koheneda kohaliku eluga, siis hakkasin mõtlesin, aga ma tahaksin jalgpalli mängida. Ja minu esimene amatöörklubi oli FC Soccernet ja seal mängisin koos palju
tuntud nimedega, näiteks Raimo Nou, kes on see Voltas, Andrei Titov, kes on ankor seal telekas, Andrian Tšeremenin, kes on raadio, kui ei eksi. Me ei teadnud tollal ajal natuda siis seal alal, aga no see oli väga hea samm mulle, sest hakkasin rohkem eesti keelt õppima niimoodi. Siis huvi jalgpalli vastu aitas ka siin elu Eestis eitama, sest mul oli selline huvi. See suur kirg jalgpall, siis see oli päris hea. Aga Eestisse sa tulid siis tööle või leidsid tööle, siis kohtusin mul laste emaga ja siis nagu perekond ja ma olen 20 aastat elanud. Väga lahe. Ja aga siis oli alguses, ma mängisin Soccernetis, siis mängisin teise klubi ja siis mingi oli 10 aastat tagasi tuli mõte, äkki lööme oma klubi teiste välismaalastega ja nii edasi läks, et Rahvaliiga alguses, 4. liiga, 3. liiga. Kus on KTM-reeglid, kus on ETM-reeglid? ja ETM-reeglid on, ma olen väga sellega harjunud ja meil on isegi mõned KTM juba, aga muidugi nad on mingi 39 või 38. Kui peaksime nüüd mängima Premium liigas, ma ei teaks, kuhu ma võtan neid KTM-i. Kunstlikult. Nende liiga var. Ja mis liigat te praegu mängite? Nii, meil on 2 tiimi, üks mängib 3. liigas Põis ja teine mängis 4. liiga Põi-Idas. No ma ei tea, kuidas järgmisel aastal. Aga eelmisel aastal oli nii, siis meil on Põi esindusmeeskonda ja tubli meeskonda. Kokku nagu 60 mängija enam-vähem. Iga mängijal on oma treener, ma olen spordidirektor esindusest ja meil on spordidirektor ja treener ka tubli. Meil on mingi baasorganisatsioon. Väga kõva. Aga kas Eesti Premium liigat ka jälgite? Ei, no ikka. Alguses Kuressaare. No enam ei ole nagu nii nagu tuleingeline fänn Kuressaare. Ma jälgin natukene Kalev, sest üks mu poisist käib Kalevis, siis käin mõnikord Kalevi mängudel. Ja räägin mõnikord ka Ragnar Klavanega, sest ta veel oskab itaalia keele, siis talle natukene praktika. Siis jälgin ikka Kalevit. Kuressaare mitte nii palju enam, aga ma olen kursis, kus nad on. Alati oskavad napilt pasma, eelmisel aastal oli ka nii. No see oli Kalevi muidugi. Aga mängijate ka vaatamas koha peal, näiteks A Le Coq Arenal, Flora, Levadia. Mõnikord käin vaatamas Levadia mängu Floras, mõnikord vaatan lihtsalt, no sõltub ka ilmast. Et hetkel ma ei käiks vaatama mitte ühtegi mängu. Ma olen minevikus mingi 15 aastat käinud isegi Sportland Arenas, kui ei olnud kaotus seadus. See oli mingi kogemus, aga enam mul ei ole enam selline vanuses seda teha. Aga kuidas te hindate Eesti jalgpalli fännikultuuri siis, et me teame kõik, et kui meil tulevad suured koondused, no ma isegi hakka praegu klubi tasandil rääkima, meil on suurimad mängud on 1000 pluss, on ju, see on naljanumber. Et aga kui tuleb, Itaalia koondis tuleb Eestisse, Norra koondis tuleb Eestisse, siis meil on 7-8 tuhat inimest. Ja te olete käinud kindlasti mängudel, kus on 70 000 inimest. Et kuidas te hindate Eesti jalgpalli fännikultuuri just? No ma arvan, et kõik peaks alustama klubidest, mitte ainult kondisest. Ja muidugi neid fannide numbrid Premium liigas on väga väike. Et mõned fannid on organiseeritud, Flora on organiseeritud, Levadia on organiseeritud. Mõtlen Paide peale näiteks, nad on organiseeritud, aga tundub rohkem nagu mingi klubi poolt löönud. Ei ole see mingi nagu ultraste kultuur niimoodi, et peaks olema rohkem nagu selline nagu ultraste kultuur. Muidugi mitte kõik, sest vägivaldsus ja mingi... Aga kuidas seda saaks Eestisse nagu nii-öelda sulandada või kuidas seda tuua saaks? No keegi peab alustama nullist. Mina näiteks, ma ütlen meie kogemus, ma olen asutanud Rumori Calcio, ma olen olnud seal president, spordidirektor, füsioterapeut, kõik. Aga viimasel 2 aastat, kuni mu poisid tahavad tulla mängule ja toetada, ma ütlesin, ma aitan teid, me teeme nagu banner, ostan mingit ruumi niimoodi ja oleme seal mina ja nende alustasime 3 ultrasid. No muidugi keegi vaatab võib-olla naerab, et 3 isa ja poid. Aga niimoodi on. Kui on fännibaas suurenda, muidugi ma kutsun ka teid kolleegid või sõbrad, tulge, aidage meid. Ja keegi tuleb, oleme olnud mõnikord 5
tukki. Aga on näiteks mõned amatöörklubid, mis on väga head, näiteks neid Zapoos, nendel on super funny rummad, Tabasalu ka. Ja nad organiseerivad pari hästi. Ma olen isegi käinud üks karigamäng Tabasalu vastu, meil oli dubliga, siis tulemus oli, mis oli, ma olin üksindal seal. Aga nendel oli rohkem, aga nad laulsid, mina laulsin ka, isegi üksindal. See peaks olema nii, ei peaks olema abi, et sa oled üksindal või kahekesi või kolmekesi. Ikka laulad, toetad, teised tulevad kaasa. Ei ole teater. Ja see on väga fun tegelikult, nagu tõmbad käima, bam. Ja, täpselt nii, mulle meeldib, et kui on selline rivaliteet, isegi mõnikord mingi sööna, aga kui on 90 minutit, kõik läbi, kõik lähevad kohe, nii ongi. Aga Itaalias ju päris niimoodi ei ole. Mäng saab läbi. Ja, sest sa pead arvestama seda, et Itaalias ultrase kultuur on juba sulandud nagu 7ndatest ja see läheb koos poliitikaga ja Itaalia jalgpall ja poliitika on kaks asi, mis lähevad mõnikord käsi käes ja mis on mõnikord väga, kuidas on eesti keeles, kontroversial, konflikt. Jah, et siis ei ole lihtne seda lihtsalt kopeerida või ei saa, see on nagu oma nagu, on Itaalia... Nende natuuri siuke... Jah, täpselt. Aga vaata, see ongi see minu mõelest, et vaata, meil on see jalgpalli ikkagi, me oleme seda asja 35 aastat siin arendanud, aga vaata, mis on need meie nii-öelda need lahed asjad, oli nagu need Flora Levadia derbid oli, vaata. Et 2007 aastal, kui oli pronksiöö, siis oli niimoodi, et Flora on eestlaste klubi, Levadia on venelaste klubi. Oli siuke tugev konflikt, vaata. Levadia oli ikkagi parem tiim nagu ja võitis, aga eestlased ikka Flora poolt ja Lasnamäe poisid olid siis nagu Levadia poolt. Aga mingi aeg kadus see nagu täiesti ära nagu, et kui praegu võtta, siis ongi võib-olla Eesti jalgpalli suurim derbi võib-olla ongi nagu see, kus nagu siukest viha või siukest on nagu siuke nagu Kalju ja Flora võib-olla hoopis nagu. Kalju, Flora, jah. Ja, et aga vaata, kui sa võtad nagu, lähed Itaaliasse, siis Lazio Rooma, see on nagu 80 aastat nagu niimoodi lasevad kogu aeg, Livorno Lazio on ju, Milan Inter on ju, vaata, Parma Napoli asjad on ju. No Milan Inter, nendel on mingi rahuleping allkirjustanud 8-ndates, sest vägivaldus oli nii palju Milanos, et nad ütlesid, lõpetame ära, sest muidugi tapame teineteist. Siis on tegelikult rahulik minna derbile ja sa istud siin ja siin on Milan fan ja seal on Interi fan. Ja, sõnad võivad viisad, aga kõik lõpeb seal. Ja trammis või meetros sa oled kõist teistega, mitte midagi ei toimu. Aga näiteks Roomas, kui sa käid derbis ja Rooma on kodumeskond ja sa oled Lazio, siis on parem sa varjad oma asjad, sest enamasti on Rooma fannid, siis kui sa oled Kurva Nord, seal teiste Lazio fanni seal, siis sa võid. Roomas on nii, Roomas on natukene nagu Istanbulis. Nagu Jürgen ju vaata käis ka, käis Liverpooli mängudes, oli ka pidevalt, kui Liverpool seal Itaalias mängis Roomas, siis keegi sai alati umbes nagu, kes sai nuga ja keda peksti kettidega, et tullakse nende võrridega, tullakse juurde ja pannakse see Liverpooli Roomas, ja sest nendel on see asi 8. finaali, et tegelikult see on suht tobe, nagu tahad minna jalgpalli vaatama, aga pead vaatama kuskilt nagu mingit tänava peal keegi. No inglise fannidega on ka selline, et nad joovad palju, saavad vägivaldsed või vähemalt hahvavad vägivaldsus. Mõned Italian fannid seda ei saa aru, kas nad tahavad minna runda ja siis lähevad kohe. Ma olen palju selle kohta lugenud, kus nad on lihtsalt puurjused. Itaalia fannid lihtsalt ei pruugi nendega rääkida, siis oli üldse nuga ja niimoodi. Mulle meeldib see saksa asi, vaata. Jood, laulad see, pärast on ikkagi nagu fine, vaata. No niimoodi peaks kõik teised ei pruugi aru saada. Mina ka aru saan seda, kui ma näen, ma vaatan, inglise fannid on niimoodi, ma tean, nad on nii, ei ole vaja nagu... Inglased täpselt. Aga Itaalias see temperament on nii teistmoodi, aga samas väga äge. Et ma ise käisin vaatamas Itaalias AC Milan Rooma mängu, Euroopa Liiga poolfinaali mäng oli vist, ja seal oli ka ikkagi, et tänavatel pärast ikkagi minnakse ju kättpidi kallale kahe peale, et see on paratamatus. Aga Angelo, mul on sulle üks suur küsimus. Mis staadion see on? See on meie kodustadion. Mis selle staadioni nimi on? San Siro, Giuseppe Meazza. Aga kas Interi fannidele? San Siro on tegelikult Pirkonnas.
Giuseppe Meazza on tema päris nimi, sest nimetatud Giuseppe Meazza mängib pärast. ma olen kuulnud niimoodi, et AC Milani fännid ütlevad rohkem San Siro ja Interi fännid ütlevad Giuseppe Meazza, et see ei ole tõsi vist. Ei pruugi niimoodi olla. Et ütlevad Interi fännid ka San Siro. Ja ikka. Meazza on enamasti mänginud Interis, aga ta mängis 1 või 2 hooaega AC Milaniga. Aga muidugi ta on Interi legend, ta on hetkel see kõige... Suurin skoorer. Jaa, top skoorer, siis tuleb pärast teda on Meazza kui eksi ja siis nüüd on Lautaro koos Boninsenjaga. Siis muidugi ei saa öelda, et see ei ole Giuseppe Meazzaga, no nende jaoks ma arvan, et Milani fännid, see staadion oli alguses ehitatud Pirelli, kes oli 2000, no ta oli tegelikult... Ta oli 8-ndates eelmisel sajandil. Pirelli, see asutaja Pirelli rehvid oli Milani omanik. Mitu aastat pärast, sajand pärast, Pirelli sai Interi sponsor. Aga see stadion oli juba Milanist poolt ära muudud ja Milano valitsusele. Siis ta on olnud aastaid Milano omavalitsusstadion ja nagu te teate, hiljuti oli maa muunud selle firma, mis on kostatud Interi ja Milani poolt. Ja plaan kahjuks on selline, et stadioni vaja ära lammutada. Kas see otsus on nüüd täiesti kindel? Jaa, tundub päris kindel, sest nad tegi kõik tahtaja. Sest kui nad oleksid mingi tahtaega ületanud oktoobris, siis see oleks olnud nagu UNESCO põhimõtteliselt. Ei saa seda... Aga kuidas on see võimalik, et staadion, mis on 130 aastat vana? Ja mina ja minu vend on ka, me ei usu seda. Šokeeritud. Ta on täiesti selle vastu, ma tean palju, kes on selle vastu. Võib-olla nooremad fännid on nende poolt, on seda poolt. Mis ma ütlen on see, ja Milanol oleks vaja uus stadion. Tegelikult Milanol oleks vaja 2 stadion, sest see on Itaalia teine kõige suurem linn pärast Rooma ja isegi Rooma oleks vaja 2. Aga miks peame lammutama San Siro? Põhjus on ainult üks, äri, business, raha, development. No, sama asi, mis toimub mõnikord Tallinnas, lammutama midagi ja siis ehitavad midagi uut, sest nad saavad niimoodi müüa nagu korterid, mingi keskus, mis saavad ja kontorid ja ostukeskus. Seal jääb ainult kurva sud, see tukk, nagu mingi monument ja kõik. Ja siis kõik selle ala umber tulevad mingi suur park, uus stadion, korterid ja nii. Mis nendele, mitte Inter ja Milani, aga neid omanikud, neid fundid, Oktri, Interi poolt ja Redbird kui eksi Milani poolt, nende jaoks on, mis loeb, on raha. Et palju raha nad saavad. Aga vaat see ongi see Ameerika süsteem. Ameerikas on ka vaata kõik need NFL-i klubid ja NBA klubid on ka ju niimoodi, et ütleme, et sul on frantsiis, ütleme Sacramentos, see kuulub sinule. Sa ütled, kuule omavalitsusele, et tabai Sacramento, visake 100 miljonit, teeme meile, teeme siia uue halli, staadioni, inimesed tulevad vaatama, loome töökohad, 30 aasta pärast, et 30 aastat oleme siin, 30 aastat on töökohad, asjad, siis arendad sinna korterid peale, sest maa kuulub ikkagi klubile nagu vaata, ja sa otsid selle uue koha. Et tegelikult need Ameerika kapitalistid on selle toonud ka nagu Euroopasse. Ongi. Nüüd selle asja maha, et sinna korterid, Highbury'ga, Arsenali samamoodi. Highbury'l praegu on korterid alles seal nagu vaata, süsteemi reis. Aga kui sa küsid palju Arsenali fan, kas igatsevad see Highbury või helistavad... Nüüd helistavad pigem Emiratesi, ma arvan. Ma arvan, et enam ei võida. Palju kuulnud, et Highbury oli mingi Highbury'st sa võitsid, see on see asi, Emiratesi selle võitnud, et siin on ka ju ikkagi kogu see nagu rahatemaatika on nagu väga tugevalt mängus, pluss vaata, Itaalia probleem on see, et millal ehitati, praegu uued staadionid ongi Juventusel, Atalantal, Fiorentina vist ehitab. Udinese on uus, renoveeritud, aga ikka uus. Ja Comol on äkki ka. Como ei ole veel. Keegi oli veel mingi väiksem klubi. Kellelgi oli, aga ühesõnaga vaata, kõik need suured staadionid on vana. Atalanta, Juventus, Fiorentina eitab, Fiorentina veel eitab, Udinese. Keegi ühel oli veel. Ühel klubil oli veel.
Veneetsia, Piisa, ei, üks oli kindlalt veel. Üks oli veel, ma mäletan. sa käid mingi 100 staadion on seal. Aga ühesõnaga nagu, et Itaalia staadionid on vanad. Sest meil on palju nagu plaani ja projekti. No ja. Neid rendering me oleme meistrid tõesti. Aga neid staadionid ära heitada on riin raske, sest muidugi aga Inglismaal vaata kõik uued staadionid toovad palju raha klubile sisse. Juventusel ka vaata toob palju rohkem, sa saad neid corporate siite müüa. Kindlasti, ma ei ole selle vastu. 2006 oli Saksamaal MM, ehitati uued staadionid, Saksa jalgpall hakkas nagu minema ja Itaalial need olid ju kas 86 ehitatud peamiselt, need suured staadionid renoveeritud 86, et tegelikult oleks Itaalial ka vaja, et klubidel oleks oma staadion. Oleks. Aga see tähendab San Sirot, aga me vaja lamutama. Ma ei ole selline nagu konservatiivne, et okei, no staadionid peavad vanad, sest meil on väga vanad staadion. Me peame uued staadion. Aga kõik neid vanad, San Siro on selline, mis see on nagu Colosseo Roomas. Ta vaatad ja sa juba saad aru, mis tegu on. Millega tegu on? Kas te vaatasite, aga Tali olümpiamängu tavamine Milano Cortinas, San Siro toimub see. Ja San Siro on ju ikkagi nagu, ta ikkagi osa Itaaliast nagu. Ma olen nõus. Minu jaoks võiks teine, isegi kolmas stadion Milanosse ehitada, sest on vaja, aga miks peab see stadion lauta? Aga kas ongi nii, et 2031 San Siro annetatakse maha ja siis tuleb Interile oma staadion ja Milanile oma staadion? Ei, alati ainult üks staadion ja peame jagama. Uuesti jagama. Jah, sama jutt. No nagu inglise keeles öelda, same shit, difference. Ei muutu midagi, sellepärast me ei saa. Ja asi on kõik sellega, ei ole lihtsalt staadion. Ma olen nõus sinuga, Madis. Stadionid on vaja veel üks, veel kaks. Aga kas San Sirot renoveerida ei saa? Kuidas? Renoveerida ei saa San Sirot. Ei no saab, see ei ole mõtet, see on liiga kallis. Tegelikult ei ole, tegelikult mu vend on selle ära tõestanud. Ma võin hiljem sulle saada, kõik on Itaalia, kes ei ole. Saaks küll renoveerida ja oleks juba palju renoveeritud teinud, kui oleks nagu õige graafiku teinud. Aga nad ei ole seda tehtud. Eks nad tahavad minna lihtsamat teed pidi. Tahavad lihtsamat teed pidi minna, San Siro maha lammutada. Nad tahavad lihtsalt müüa selle aaripind. Staadion pluss aaripind, see suur aaripind ja korteripind, see ongi kõik. Aga kuna mul on üks lahendus tegelikult teile vaata, et kui siin Eestis on niimoodi, et sportlandel mängisid Kalju, Levadia, Leegion, Flora, et äkki teete ka niimoodi, et vaatate Atalanta, Inter, kõik mängisid ühes kohas nagu vaata. See oleks all around nagu vaata. Atalanta jah, kaugel ei ole ju Milanist. No see stadioni jagamine... Äkki ütled vennale, las kirjutab Itaalias, mis nad arvavad selle? Stadioni jagamine on tegelikult Itaalias on olnud päris normaalne mitu aastat, sest Genoa ja Samp mängisid alati Marassis koos, Roma ja Lazio alati Olympikus. Napoli on üksi suur klubi, siis mängib ise. Need linnad, kus on rohkem kui üks suur klubi, jagavad stadioni. Muidugi nüüd tänapäeval see on juba vana asi, ei peaks olema nii, nagu sa ütlesid, stadion toob tulu. Ma olen nõus sellega, ma tahan oma stadion, ma tahan oma Interi areena, mis iganes on. Aga asi on selline, me lähme samuti sama asile, lihtsalt uus. Aga miks peame selline monument, selline ajaoline tukk ära lammutada? See ongi, Milano ei ole Rooma, ei ole Firenze, ei ole Veneetsia, kus see on see kunst igal pool. Renessants, barokk ja nii edasi. Milano on ilus linn, aga ei ole nagu kunstilinn. Aga see on see kaasaegne kunst, mis identifitseerib Milano isegi nii palju nagu Duomo. Ma ei kujuta ette ka Milani ilma San Sirota, lihtsalt ei kujuta. Mina pean veel selle mõtte, et San Siro mingi aastat pärast ei ole. Ja ma ei ole käinud veel seal mängu vaatamas pärast see uudised tuleb lammuda. Sest kui ma lähen seal, ma lähen päris emotsionaalne. Iga kord, kui ma lähen mingi pilte nagu nüüd, ma tean, see tuleb ära. Seal nagu tui. Aju vaba. Aga öeldakse, et üks kõige geniaalsemaid asju, mis tehti, vaata, kui sul on ikkagi AC Milan, Inter Milan, AS Roma, Roma Lazio, et kui Juventus loodi, ehk siis kogu Itaalia jalgpallikurjus Juventus loodi, et siis ikkagi see nimi Juventus on nii neutraalne,
et sellepärast, et on palju fänne, et kui lõunast hakkasid tulema talupojad ikkagi või maalt inimesed hakkasid linna tulema, sinna kanti, siis Juventus oli lihtne, kelle poolt olla. Tal ei ole kindlalt nagu nime, et see Juventus, et ta on nii nagu internatsionaalne. On öeldud nii? Lugu on natukene nii jana, et põhimõtteliselt Juventus löödi 1899, oli muidugi Torino klubi, aga päris hoogu sai fännidega ja oma muidugi preemiad, mis on kõik võtnud pärast teine maailmasõda. Sest mis toimus pärast teine maailmasõda? Me eidasime tagasi riigi, sest muidugi pärast sõda oli kõik krakk. Ja Põhja-Itaalias on olnud alati selline, mis oli rohkem tehased ja nii edasi. Aga lõunas meil oli rohkem töötajad. Ja siis nagu ikka toimub, töötajad koolivad, migreeruvad ja lähevad tööle seal, kus tööl on. Kui ei olnud välismaal, Saksamaal või Belgia, siis olnud Torinos või Milanos. Ja mõnikord neid Lõuna-Itaalia klubis oli nii pisikesed, üldse Serie A ei olnud peale Napoli, Bari mõned aastad on olnud Serie A vanasti, isegi nüüd on mitu aasta, mis ei ole. Aga siis neid immigrantid otsisid mingi identiteet, et nad saavad öelda, et nad ei ole mingi luuserid, nad on lihtsalt oma maa ja traditsiooni kõik jätnud, et põhjasse minna. Ja mis ei oli see kõige suur identiteet nagu winner saada, et Juventus, sest Juventus oli võim, sest Agnelli perekond, nad on Fiat omanikud ja Juventuse omanikud, nad saaksid osta kõige paremad mängijad, võidavad Scudetti ja siis hiljem ka rahvusvahelised karikad, siis enamasti neid lõuna immigranti sai Juventus fänn. Ja see baas Torinos on päris suur, kõik on pärit, ma ei tea, Kalabriast või Puiast nagu mina või Sitsiiliast, siis on öelda niimoodi, et Torinos päris Juventus fännid on kõik lõunamaallased. Sest enamasti tulevad sealt ja enamasti ma pean ütlema, Lõuna-Itaalias on palju neid Juve klub, mis kostavad palju inimesi. Ma tunnistan, Juventus on kõige populaarsem klubi Itaalias, aga see ei tähenda kõige parem. Ma läheks nüüd ühte kindlasse päeva ja see kindel päev oli Santiago Bernabeol, kui omavahel mängisid Champions League finaalis Müncheni Bayern ja Milano Inter ja olen kuulnud, et Angelos olid koha peal. Ma olin kohal, jah, ma olin seal Interi fanisektoril, teine varav, Milito teine varav, ma vaatsin tõesti, oli minu silmad ees, see oli täiesti mingi ilus. Kõik omadussõna, mis kirjeldavad midagi nagu ekstasi, see saab, ma loodan, et mõnikord meistrite liigas sa tunnevad seda ka, et Arsenal võidab ja sa oled koha peal, sest see tunne on täiesti, see oli esimene finaal pärast 44 aastat. Viimati 60 või midagi. Ja oli, kui oli Elenio Herrera La Grande Inter ja muidugi see päev ma lihtsalt maaledan, et oli terve päeval ringil Madridis ja tunne oli, me ei kaotada, täna me võidame. Ma muidugi ei öelnud. No nii arvaks iga päev. Tunne oli seal, et täna on meie päev. Lihtsalt poolfinaalis me alistasime Barcelona ja ma ütlesin ka oma venele, kui alistame Barcelona, ma arvan, et võidame sellega. Ma ütlesin kõikidele, kui alistame Barcelona, siis see karigas on meie, ei ole üldse katus siin. Ja nii läks. Kas Diego Milito on suurem legend kui Lautaro Martinez? Nad on mõlemad legendid ja tegelikult üks toid teine, sest Milito oli soovinud Interile, Lautaro osta Racingut. Ja muidugi ta on olnud klubis väiksem aeg kui Lautaro, siis väiksem, aga tema võitis, no see oli. Ja tema, mis ta tegi, on minu jaoks on isegi, kui keegi ütleb, kes on kõige legendaarsem mängija. Palju ütlevad Ronaldo, il fenomeno, sest ta oli muidugi uskumatu mängija, aga ta ei võtnud sama, ta ei löönud sama, ta ei toonud meile ta oli katki kogu aeg. Jah, ta oli katki kogu aeg ja läks ära, kuidas läks. Aga 2010 Wesley Sneijder
jaa. Siukest mängijat, see oli nagu Snyderi olen nõud minuga, et ta oleks varinud Ballon d'Or. Nagu Wesley Snyder minu meelest sellist alahinnatumaid jalgpallureid, kes tipus on olnud. Kui hea ta oli mõlema jalaga ja oma tippaagide Snyder, see oli nagu ja Mourinho tõi temas nagu parima, mäletan, Inter mängis äkki Milaniga, terve mäng olid mehega vähemuses või siin äkki 2 mehega vähem äkki. Ja siis Snyder pani selle karistuslöögi sisse nagu ka veel. Mina mõnest, et see oli... See aeg peale iga mäng. Snyder oli lihtsalt nagu meeletu mäng. Aga kes siis Interi suurim treeneritest legend? Kas Jose Mourinho? Jaa, Jose Mourinho kindlasti. Ei ole, jah. Minu jaoks, jah. No, minu jaoks Jose Mourinho on kuigi Champions League'i toob ja Champions League triplet, no ma olin Mourinho fan isegi enne kui ta jõudsid Milanos võitsid liiga, võitsid karika ja võitsid Champions League jah, täpselt nii no, see ta... ei no jaa, aga ütleme sinu jaoks nagu sa võtad ikkagi Interi ajalo suurim treener ei ole Mourinho et on ikkagi ajaloos Elenio Herrera no kindlalt ta defineeris ajastut ma olen vaatanud muidugi Elenio Herrera Interisest ma ei ole isegi sündinud, aga muidugi ma olen lugenud palju tema kohta ja kindlasti ja ta on olnud esimene treener, kes meile rahvusvaheliseks on saanud. Siis Elenio Herrera kindlasti Interi ajaloos on esimene kohas. Teine ma paneksin Mourinho. Kolmas, meil on palju hea treenerid tegelikult. Näiteks Gigi Simoni, kes võttis ainult UEFA karikas. Ta oleks värinud üks Scudetto või ta kui oli Ronaldo. Aga Inzaghi ka vääriks kolmas koht. Tal jäigi ainult Champions League'is. No seda napilt jah, eriliselt Man City vastu. Aga ja seal see kolmas kohas on mitu treenerit, ma ei oska nimetada üks ainult. Aga nii, üks teine päev ka, kus siis aasta 2006 olid ka koha peal. Ja, aga mitte stadionil, ma olin fanfestil seal Brandenburger Tor, see suure ekraanil, see oli ka päris suure emotsioon. Kumb on suure emotsioon, kas Itaalia 4-kordne MM-tiitel või Interiga see 3. Champions League? No minu jaoks mõnikord on alati olnud rohkem klubi kui rahvuskondis. Aga ma pean ütlema, see oli päris suur au, sest oli 2 aastat, mis elasin Eestis. Ja kui sa elad välismaal, see rahvuskondis muutub tähtsaks ja see on õige. Isegi nüüd, kui nad tulid Eesti vastu mängu, ei ole mitte midagi võrrelda, et see rahvuskondis nüüd ja see nagu peike ja aga minu loodus oli selline, et me ei kaota Eesti või isegi sest homme ma pean tööle minema ja inimesed kirjutavad mul, isegi kui esimene kord nad tuli kui oli see EM kvalifikatsioonimäng, Cassano ja Bonucci lõi, aga Eesti läks juhtima. Jaa, Eesti läks juhtima. Minu telefon pool aias oli juba nagu pöörimi ja mõtlesin, okei, peame võitma Eesti, lihtsalt selle pärast homme ma pean tööle. Siis kui sa elad välismaal, see saab tähtsaks. Ma mäletan seda 2006 finaal ikka, see oli selline asi, et järjekordse läksime penaltides ja meil on nii pikk ajalugu penaltisse alustades Itaalia 90-ast issagene väljas penaltis, see oli okei, tuleb või ei tule, kui ei tule, nüüd ei tule mitte kunagi ja lõpuks oligi ju Baggio oli ju, mis oli 9. Ja Baggio oli USA-s ja kõik, me oleme igal moel kaotanud, isegi Golden Goaliga. Aga nüüd Golden Goali ja kaotasin. Mulle meeldis Itaalia 2002. 2002 olid seal vaata Totti, Del Piero, Thierid. Minu jaoks tegelikult 2002 rahvuskondi oli isegi tugevam kui see. Absoluutselt nõus. Aga me oli selline korruptsioon. Suur korruptsioon, Byron Moreno. Oli. Ja läks kuidas läks. Aga kuidas praegu seis on? Praegu Itaalia koondis Gennaro Gattuso käel mängib play-offi ja nüüd Itaalia pole ju mitu MM-i järjest käinud koha peal, kas nüüd saavad? Räägime kuu aeg enne play-offi, ikka ma olen ebausklik. Ei usu, et Itaalia MM-ile saab, no ikka saavad. Kuule, me kaotasime Rootsi vastu, okei, saab, aga Põhja-Makedoonia. Kurat küll.
ma mäletan ise, Itaalia oli ju samas selles nii-öelda potis, nad mängisid Põhja-Makedooniaga ja teisel pool oli Portugal ja ma mõtlesin, kui tuleb Portugal, Itaalia, siis Ronaldo ei saagi või ja Itaalia läheb. Aga me isegi ei saanud. Põhja-Makedoonia kaotab, Põhja-Makedoonia Itaalia, ma mõtlesin, noh. Kuule, võiksime küll Põhja-Iirimaa alistada, aga siis finaalis tuleb mängida Valesiga, Cardiffis või Bosnia-Hertsegoviina atmosfäär. Aga Bale ei mängi enam. Jah, aga see atmosfäär, mis neil on, see on päris. Aga kui mängime Bosnia vastu seal Balkanides, ma ei tea. Ei no ikkagi Itaalia praegu. No minu meelest Itaalia nüüd on viimase 10 aasta päris aga minu meelest Itaalia on ründajad, vanasti olid Itaalia olid väga head ründajad. Praegu mõtled, Retegi, Esposito, aga ründajat ei ole, aga kesk oli väga hea. Vieri, Totti, Del Piero, see oli 10 ründajat nagu. Nüüd on raske, me pidime selle Retegi tüüa Argentiinast tooma. Sest Argentiinas on nii palju, et mine ja võtta. Lautaro oleks pidanud saama Itaalia passi. Magari. Aga mis ma ütlen siin, ma ütlen, et esimene, see poolfinaal võiksime küll võida, aga finaal ma ei tea. Kõik on taevas. Jumal otsustab. Ma ikkagi vaatasin sinna tuleviku ka, et Itaalial vist alagrupis oleks korraldajama Kanada üks, vist oli Sveits ja äkki oli mingi... Hea on see, et on märtsis, siis kui enamasti Liiga Aasiat ja meistrite liiga või Euroopa Liiga Aasiat on selged, nad saavad keskenduda rahvuskondis. Aga kui seal Liiga Aasiat veel venitavad, siis on Angelo Palmeri ei ole täna optimistlik, et Itaalia läheb ei ole. Ma tean, et mul on üks Eesti sõber, Ciao Tam, kes on suur Inter-fan nagu mina ja Itaalia fan nagu mina ja ta oled, come on Angelo, miks sa nii skeptiline oled, sa pead töötama, no ma toetan ja aga kui ma pean nagu kulma peas mõtlema, raske on. Toeta nagu usku ei ole. Aga kui oli see päev, kui Itaalia mängis, kas mängisidki San Siro'l äkki Norraga? Ja oli vaja kas 11? Kuule, see oli... Ma lugesin, ma avasin Gazzetta, Corriere, peame nii palju... Mõnikord ma mõtlesin, kas ma loen Eesti ajakirjandust, mõnikord loetakse neid, kui alistame seda, kuule, come on, oleme mingi 120 kohta, ole hea. Aga nad uskusid, kuidagi peaksime mingi 5 varata Norrale lüüa. Aga algus oli lubav, tuli kohe 1 ja oli lähedal 2-3. Ja teise poole ajal Norra mängisid meiega, siis teisel poole finitu. Ja siis pidime play-offi tegema nagu eldatud. Aga kui ma ootama korra segan vahele, ma hakkasin mõtlema, et kes on minu meelest 3 või ütleme, kes on nagu maailmaklassi mängijad Itaalia tiimist? Hetkel. Ja ma mõtlesin, minu jaoks on ju, Donnarumma on mitte maailma parim, aga ta on maailmaklass. Di Marco on, Bastoni on, Calafiori on, Barella on ja siis tuleb juba nagu ega keskel on ju veel Tonali saaks, jah. Chiesa enam ei ole. Chiesa ei. Kui EM võideti ju siis oli Chiesa väga hea. Aga oleks-poleks, oleks tädil Nokku, oleks tegemist onuga. Aga nagu... neid nimetasid, jaa. Aga kes veel nagu? Näiteks ma lugesin, et võib-olla Gattuso tahab tagasi kutsuda Verratti. Oleme selline olukorras, et... Ta on kuskil Kataris või Kuveidis. Kataris ja kuskil Araabias. See on küll huvitav, kas Verratti mängib ta enam jalgpalli üldse või? Kui ei kutsu Jorginho kõik korras, sest Jorginho penaltidega natuke... Ei taha rohkem. Aga Verratti võib olla nagu backup, miks mitte? Äkki Gattuso tahab ise ennast väljakule. Tal on liiga palju kaalu. Võtas Gattuso, Pirlo. Pirlo on vormis, aga joob veini liga palju. Kui Itaalia käis Eestis, siis ajakirjanikud said seal intervjueeri minna, ma tahtsin ka seal Donnarummaga äkki vaata, ei saanud. Ja siis järsku tuli minu selja tagant Gattuso ja pöörsin ümber ja ma ei tundnud ära. Vaatasin Gattuso, vaatab mulle otsa ja siis küsib, et kus see presskonference room. Ma vaatan Gattuso, vaatab mulle otsa, mul silmad suured, ma mõtlen mitte midagi öelda, mõtlesin that way. Aga jah, et Gattuso vist praegult ikkagi mängumees enam vist ei oleks. Ei toimu iga päev, et mingi kuulsus sinu käes, kus on pressi... Siis on suur atkil, aga ei Gattuso... Võtab natukene ägri. Võtab keeruliseks küll, aga nii et Palmeri arv, et Itaalia ei saa MM-ile. Kui sa pead praegu täna ütlema, Itaalia MM-il või Itaalia mitte MM-il? Saavad?
tahate suruda selline Jah. Ei või jaa? kui Eesti jalgpallikoondis oleks play-offis. et kui ei toimu, siis mis teha, sest juba 2 korda järjest ei läinud, siis see on lihtsalt trend. Aga ma loodan oma laste pärast. Nemad pole ju näinud Itaaliat MM-il. Nad ei ole üldse Itaalia MM-iti. Et see on nii kummaline, sest mina olen sündinud 1975 ja minu esimene MM oli 1982, kui Itaalia võitis. Kujuta ette. Ja sealt alati oleme käinud MM-is. Ja nüüd 2 järjest mitte. Oota, kas 3 juba? Oota. Kaks, ikka 2. Jah. Venemaa ja Katar. Ja nüüd aga need olidki mõõtetud MM. aga enne seda ju Itaalia jäi alagruppi isegi pidama ja ei saanud isegi play-offi. Olid ka need pärast MM-i võitu ju. see oli- Aga see on see needus, kui võidad MM-i, siis ei saa alagrupist edasi jätta. No, mina ikkagi tahaks arvata, et Itaalia jõuab kaugele, aga kuna meil siin Matisega on olnud selline pidevad lahkelid, mina pidasin 2025 Donnarummat maailma parimaks väravaiks. Matis minuga ei ole samal meelel. Ma tean, Donnarumma on AC Milani kasvandik. Kuidas sa vaatad Donnarummat? Kas ta on Buffonile õige mantlipärja või mitte? Ma arvan küll, jah. Et on? Ja ikka on. Et ta ikkagi on maailma üks parim väravahtaja? Maailmas no kui me võtame pühapäeval Liverpool City tõrje, mis ta tegi? Iga väravavaht on oma praagi teinud. Ei ole selline nagu... see, mis Tallinnas Sapinenile kinkis palli. Ikka juhtub. Charity. Ikka juhtub. Siis, aga ma arvan, et ta on kõige parem. Aga ta ei ole jalaga. Minu kogu argument on selles, et ta jalaga ei oska mängida. Pane Donnarumale palli jalale ja sa vaatad, kuidas nagu kõik laguneb. Hein on parem jalaga kui Donnarumma. Aga isegi Guardiola on meelt muutunud. Ära mängib ja lihtsalt viskab palli pikk ja mängib. Aga toob joone pealt ära need pallid. Ja see on see, mida Ederson ei suutnud näiteks. Ederson kadus motivatsioon seal ära, jah, aga kui oleks Donnarumma, kes oleks teie jaoks? Itaalias või? Maailmas. Itaalias muidu, mulle meeldib Vicario. Vicario on väga hea väravat. Aga tal on isegi rohkem praegi teinud kui Donnarumma. Ta on ebastabiilne, aga Vicario on muidu Itaalias väga hea. Mina olen Courtois ikkagi. Aga muidu on kas Courtois või isegi Barcelonas Juan Garcia on ka väga hea. Või Carl Jakob Hein. Jah, neid on neid niimid, aga minu jaoks Donnarumma on hetkel meie ainult see mängija, kes saaks see Ballon d'Or proovida väravavaile. Minule meeldib just nagu Bastoni. Mina olen Bastoni, minu meelest on üks maailma parimad keskkaitsjad. Aga Bastonil sobib see, et on 3 kaitseliin. Kas me näeksime Bastonit mängimas, ma ei tea. Siis nagu minu arust nagu ütleme, kui Bastoni mängiks Premier League'is, siis ta oleks nagu natuke nagu Calafiori, siuke suurem, võib-olla säärekaitse. Aga ütleme, need varianti erinevad, minu arust Bastoni on, vaata need inimesed, kes meil tavaliselt vaatavad ainult Inglise liigat, nad ei tea, kui hea tegelikult Bastoni on. Ta on maailmas parimad keskkaitsed seal. Aga minu meelest on nagu see 3 kaitseliine mängib väga hästi, ta on töölööme selles mõttes, ta ei lihtsalt kaitseb, aga heitab palju ääres või keskel, ta läheb palliga ja kõik teised keskkaitsjad, kes tulevad Inter, teevad sama. See on meie süsteem, et keskkaitsjad osalevad ma näeksin ühte meest veel Itaalial, kes oleks, kui ta ei oleks ta palju vigane, oleks Giorgio Scalvini. Atalantast tuli ka, aga tal on ju Atsel ja seal on ta on hea, aga Interi seeria võit siis on ikkagi väga kindel, tundub, et 1,18, et kui paned 10 eurot, saad 1,8 eurot, et Itaalia võidab Scudetto, tundub päris kindel. Coppa Italia on mitte nii kindel, aga ka tegelikult päris hea seis ja Champions League'is, Champions League on keeruline, aga Champions League'is on hetkel kõigil keeruline, et kindla favoriti see aasta, ma arvan, ju ei ole sellele. Enne Champions League'i algus ma mõtlesin, et isegi play-offi me ei käi selle aasta. Aga tegelikult oli mingi 5 minti see 8. finaal, aga siis pärast tuli see Chelsea värav Napoli vastu ja aga Inter minu meelest ka on ka kuidagi nagu käima saanud, hooaja algus oli nagu raske, aga praegu ikkagi, ütleme tegelikult see oli treeneri vahetus, aga sul kogu see Barella, Tšaklalogu, Lautaro, Turan, see Di Marco, kogu see asi, süsteem jäi tegelikult ju samaks. Et tegelikult see on väga tugev pluss olnud nagu vaata. Ja tegelikult viimast 5 mängu me oleme mänginud ilma Chala, Barella ja kes veel, ma ei mäleta, 3 põhimängijad, aga ta on saanud sisestada Zelinski ja teised ja kõik läheb ja kõik on okei. Ja kõik on okei.
vastu neid väikeste tiimiga, neid, kes on mingi teisel pool no Leitšed ja need. Leitšed, me toimetame hästi, no mõnikord muidugi peame probleem on neid mängud, mis mängime vastu Juventus, sellel aastal oleme ainult üks viigi saanud Milaniga. Aga vaata suvel oli jutt, et võib-olla Fabregas Interisse, mis minu jaoks tundus huvitav. Aga noh, Fabregas on praegu Komos, minu arust Komo ka mängib väga ilusasti. Aga me alistasime Como 4-0. Ta võib hästi mängida, aga... Kui Inter vaab 4, siis... See on see Itaalia pragmaatilisus, sa võid hästi mängida, aga ma olen 4. Sa kaotad 4-0. Aga ma küsin niimoodi, et sina kui Interi fänn, kas sa hoiad teistel Itaalia meeskondadele ka pöialt Euroopas? Napolile? Ei. 0. Ei, 0. Milan ja Juventus kindlasti mitte. Aga Napoli? Hetkel mitte, vanasti, aga kui Conte on saanud treener, Conte räägib liiga palju ja alati räägib üks taasi ja teine. Eelmisel aastal ütles, et meil oli nii palju mänge, ta ütles, tahtsite ratta, nüüd peate sõitma. Okei, sellel aastal tal on ratta ja lihtsalt ütles, liiga palju mänge, FIFA, UEFA peab midagi tegema. Aga kus on sinu nagu... Ei ole jah see äridab mind, siis Napoli kindlasti siis hetkel, kui oli Spalletti, oli natukene... Oi, mulle meeldis Sarri Napoli, mäletad, kui Higuain lõi 30 pärast, oli nagu Mertensid ja Insigne ja... Mina isegi, kui oli selle ajal, kui oli Mazzarri ja siis pärast Sarri oli Lavezzi, Cavani ja Amsi, ma mängisin PES-iga Napoliga online'is ja alistasin kõik neid... poisid, kes mängib Barcelona. Mina istusin kaitses ja siis kontra viimasel minutil võit ja poiss läks ära. Aga nagu sa tõid välja, Valentini päeval siis Inter versus Juventus, Inter on favorit, aga Inter Juventus on suur osas siis jah. Et ei ole nii suur Inter Milan, vaid Inter Juventus just. Aga ma küsin enne, kui me siin korra koitnatega vaatame, siis et kas ja kuidas on võimalik Itaalia perekonnas näiteks nii, et poeg on Interi fänn, vend on AC Milani fänn, isa on Torino Juventus fänn. Kas see on võimalik? Sellise perekonnas põhimõtteliselt ema paneb seadused laua taga. Ema on Napoli fänn. Nii ei saa. See on Itaalia perekond. Ma ei ole selline nagu perekond, aga no ütleme nii, ta ei ole nagu üldse jalkafan, ta paned seadused laua taga ja räägitakse üldse jalpa, sest muidugi läheb päris tuline seal. Aga noh, näiteks mina olen vaatanud mänge oma Nobuga, kes oli Juve fänn tollel hetkel, ja ta lihtsalt vaatas Interi mäng meiega, et mitte neutraalselt, aga Interi vastu. Ja me mängisime Rooma vastu ja oli seal mingi karistuslöög Roomale ja Totti läks pallile. Muidugi 9x10, see on parav, aga sa ei ütle. Ja minu Nobu ütles, Totti nüüd skoorib. Mina ütles, kuule, Totti skooris. Istusi... Tulin divanist ära ja läksin tema järgi. Ta hakkas jooksma. Niimoodi on. Et vaimalt sa ei sega teist. Mina vaatan Interi mäng, sa ei sega. Sa vaatad nii, kui on muidugi Inter Juventus, mina helistan näiteks ainult koodus istuda ja ise ennast kaasa elam. Sest ma tean, kui ma lähen teistega Juve fannidega vaatama, see läheb. Mul on üks hea kolleeg, kes on eestlane ja Juventus fan. Me hästi läbi koos, aga kordagi pole mängu osanud. Ja ta on mulle kutsunud vaatata mõni, ma ei tule, ma vaatan kodus paremini. Aga mis nüüd on laupäev? Kes võidab? Ja miks? Nii, kui sa vaatad trend, siis me ei ole üldse võitnud see Inter Juve, Milan, siis mina arvan, et tuleb mingi viik. Võib-olla vara. 3-3. No midagi nagu selline, 2-2, eelmisel aastal oli sama. Kuradi Ilditse alati skoorib meile. Ma ei tea, kas Tšalanogu tuleb tagasi, aga Zelinski on hea vormis, siis selle pärast ei muretse. Võib-olla mängib Turam ja lõpuks Sameti saab veel varava lüüa, sest
no Thuram on väga jaa, aga kuni eile, kui värava lõid, seal on natukene kehv on, väsin ka, pikk hooaeg ka, suvel seal ka ja pigem tema vend lõi värav Torinos. Ja ta ütles, ma tegin talle nalja, aga talle nalja ei meeldi ja siis ei tee talle nalja, lihtsalt mängib, keskendu. Aga kuidas see on, mõtle, vennad mängivad, aga nad on prantslased, nemad võib-olla ei saa aru. Mina ka mängisin nagu futsal oma venna vastu, ma tahtsin ka nalja viisada. Aga ma arvan, et sest mu vend on noorem kui mina, nagu Markus Thuram vend, aga neid noorema vend nalja ei taha, nad mängivad päris kõvasti, siis keskendu ja mängi kõvasti. Õige. Aga ikkagi, mul veel mõned küsimused on ikkagi sinu vennaga veel seoses, et ta on ikkagi, kaua ta on seda tööd juba teinud seal Itaalias ja kas sul endal ei olnud huvi, Eestis sa oled ju ka olnud jalgpalliajakirjandusega seotud mingil määral? Kes, minu vend? Ei, sina. Mina? Ja mina tegelikult alustasin Eesti jalgpalli kajastama oma blogis. Ja seal blogi nimist sai, klubi nimist, Rumori di Spogliatoio sai klubi Rumori Calcio. Ja alguses oli huvitav see, et vaatasin mängu igasuguse ilmaga, nagu ma ütlesin teil. Ja ma ei teadnud mitte midagi mängijate kohta, siis lihtsalt hakkasin nagu avastama, et kes on kes. No näiteks Aivar Poolek poeg mängis Kuressa, ma ei teadnud, et oli tema poeg. Ma mõtlesin, et lihtsalt sama nimi ja siis pärast avasin, tema poeg. Siis avasis, et Eestis on niimoodi palju, on nagu sugulased ja mängivad siin ja seal ja neid sidemed, et Eestis peaaegu ei ole. Nojah, meil on vähe teistmoodi, aga kui ma küsin nii, et kes on järgmine eestlane, kes mängib Serie A-s? Ma tahaksin näha üks vaimalt. Kas oli ju lootus, et Carlo Copain läheb Genoasse? Kes see oli? Et Hein Genoasse, et jutud ju käisid ja ma kuulsin seda ja see oli, mul oli selline lootus, et ta tuleb mängida, sest Genoa oli vaja väravavaht, ta oleks mänginud palju, rohkem kui Verderis. Aga kahjuks siis Verder ei tahtnud lasta minna. Aga kes on järgmine eestlane, kes läheb Seriasse, kui peaksid ise pakkuma? 2 on olnud, enne? 2 on olnud. Kes mina tahtsin või kes mina arvan läheb? Arvan. No näiteks see Palbergi vastu oli huvi ka Itaalias, aga ta läks Prantsusmaale. No raske öelda hetkel. No see Sinjavski huvitav on. Sinjavski on huvitav. Nagu aremängija. Ja, Sinjavski mängib wingbacki ka, Itaalias on ka ju see, et Federico Di Marco rotatsiooniks äkki Interisse. No, see esiklubis see on natuke raske, aga võib-olla mingi Sassuolo, Lecce või ja siis Interisse. Siis Interisse, kui tõstab ennast, miks mitte. Meil oli tegelikult see Jürgens, mis oli Interi. Oliver Jürgens, jah. Ma lootsin, et võib-olla mõnikord aga ei pasu. Albaanias, Toitas. Aga kes on sinu 3 lemmikut Interi mängijat läbi aegade? Ma ütleb parimad, aga sinu lemmikud 3. No tänapäeva või üldse? Okay. Aga lemmikuud, jah, nagu. Nii, muidugi Rummenigge, sest siis tuleb veel üks sakslane, Jürgen Klinsmann ja 3. seal Milito, Lautaro ja Cambiasso ka. 3. kaasa ma annan argentiinlastele, aga esi 2 sakslastele ja see on meie identiteet Saksa ja mina olin noor poiss, ma nägin ikkagi, minu meelest on ikkagi Interi parim mängija läbi aegade Ronaldo. Ta tegi midagi, mida tõuaeg jalgpallis keegi teinud. Näiteks see mu hea Eesti sõber, kes on Itaalia fan, ta alustas Ronaldo pärast ja ma austan seda. Aga pärast, mis Ronaldo tegi, et suve 2002 aastal läks ära niimoodi. No kuule, Real Madrid kutsub. See on Real Madrid. Ja me ootasime teda nii palju läbi vigastust, et ta lihtsalt läks ära ohtul politseiga ütlevad Milanos, et nad kaitsesid teda. See oli minu jaost on veel lubamatu, ma ei ole talle andestanud. Ja mul on tema särgid koodus. Selga ei pane. Ronaldo Pirelli särk on legendaarne. Mul on Pirelli sarg, see Nike sarg ikka Pirelli, see Brasiilia, aga selga ei pane, uridasin ka müüa, siis pärast ei müünud enam, aga ma ei ole andestanud. Kumb Ronaldo, kas fenomenaalne Ronaldo või Cristiano Ronaldo? Ei, kindlasti fenomen. Õige, aga võta välja. Kas see on sellepärast, et Cristiano Ronaldo mängis Torino Juventuses?
ei, Ei ole üldse sellega seotud. see ei mõju, minu jaoks Cristiano Ronaldo on suurepärane sportlane. jah, täpselt. Kui il fenomeno oleks sama moodi treenitud Ja terve. Ta oleks olnud 2 korda Messi ja Ronaldo koos. aga kas te kuulsite, vaata, et sõna käis läbi nagu oleks käis läbi ja mida ütles enne Matis Oleksi kohta? No täpselt. Ja vaata, siin on ka see, et mida Kermo ei tea, on see, kuna täpselt 2-1 võta välja, La liigat eest. Aga ühesõnaga, vanasti olid jalgpalliväljakud teistsugused, vanasti võisid kaitsjad minna niimoodi sisse. Cristiano Ronaldole nagu kui ta Premis oli, esimesed 2 hooaega mindi niimoodi sisse. Talle kunagi ei läinud keegi niimoodi sisse, meditsiin on ka nii palju arenenud. Õige, tänapäeva rundajad on rohkem kaitstud kui Ronaldo, Maradona, isegi Pele. Seda kindlasti, aga noh, sa ei saa aru lihtsalt, sa oled liiga noor. Ma olen liiga noor. Pane TikTok kinni ära, tule õpi, kuula vanadat meest, kuidas elu päriselt on, Kerro. Ma arvan, et siin enamasti ma olen üksi sellega, sest kõik nooremad Cristiano Ronaldo, Messi, Ronaldo fenomen. Aga ikkagi särki sellega ei pane. Ei, no see on mingi teine. Mina nagu jalgpalli persoon, kes austab mäng, tunnistan, Ronaldo il fenomeno on fenomenaalne mängija, top, aga Interi fännina ma ei saa andest. Aga kes on läbi aegade parim jalgpallur? Praegu? Läbi aegade? Ajaloo? Raske Maradona. Diego Armando Maradona. Ikkagi staadioni saanud oma järgi. Jaa, isegi kui ta on Napolis mänginud, aga kui sõda on läbi, sa pead tunnistama, et sinu vastane oli hea, et Maradona oli hea. Ma arvan, et siin on väga ilus koht ka, kus tänane episood kokku tõmmata. Ma arvan, Angelo, sinuga ma saaks 5 tundi siin jalgpallist rääkida ja ikka jääks puudu. Et suured tänud, et sa tulid ja tänud teile kutsumas. Kohtumiseni, kuulmiseni. Ciao.